Tere sõbrad, mina olen Arvo Kassin, olen jälle köögis. Sügis on käes ja õunu on kõvasti. Ja ma tuhnisin internetis ja ma leidsin Angeelika Kangi õunakook. See on Pariisi õunakook. Ja selleks on aineid siin palju ei ole vaja. 800 grammi õunu. Et ma siin puhastasin, koorisin ära, puhastasin ära. Nüüd on 800 grammi. Siin on 1,5 detsiliitrit on jahu ehk 90 grammi. Siis on 1 detsiliitrit suhkrust ehk 85 grammi. Küpsetuspulbrid ma võtan 1 suppilusikatäie ehk 1 pakk. Soola ma võtan 0,25 või ehk siis veerand teelusikatäit. Panen soola. Vanillisukrut läheb 1 teelusikatäis. Vanillisukrut. Ja 3 muna. Õli läheb 3 suppilusikatäit. Näete, siin mul on 3 suppilusikatäit õli. Piima on 1 detsiliiter. Ja siin sellest me segame nüüd taina. Ja siis läheb peale kate. Katte jaoks on mul võetud suhkrut 60 grammi ehk 0,75 detsiliitrit. Kuidas teil parem on? 1 muna katteks. Ja võid läheb siin 50 grammi. See siis, kui me sellest me teeme taina valmis, paneme ahju 200 kraadi juurde ja kuskil 25-40 minutit. Laseme sellele küpseda. Vormi ma kasutan sellise 24 vorm on see, kellel on ümmargune, mul on ta piklik. Panin paberi põhja, siis määrisin võiga servad ja natuke esimest korda ma proovin, kuidas siputasin jahu ka peale natukene. Et selle vormiga püüan seda Pariisi õunakooki teha. Ja kui see on nüüd ahjus olnud 25-40 minutit, kuidas ta värv on, siis selleks saaks ma teen juba siis selle katte ja siis segan omavahel suhkru ja muna. Suhkru ja munu segan omavahel ja sulatatud või ning valan koogile ja pärast veel 10 minutit küpsetan. Et nüüd siis nagu hakkame pihta tööle. Siin me siis nagu, ma panen kaamera natuke alla poole. Nii. Ja siia läheb nüüd siis sõelume jahu sisse. Nii. Siia läheb siis noa otsaga, nagu öeldakse, soola. Ehk võtame eelusikaga, siis võtame hästi vähe. Siin on siukene tõesti noga täis. Nii. Tasakaaluks. Siia läheb suhkur sisse. Soola täis suhkurt sai. Küpsetuspulbrid. Paneme siis tee suppilusika täis. See on 1 pakk. Suppilusika täis. 15 grammine pakk on paberist pakk, aga mul on suurema topsiga. Siin on teda kõvasti rohkem, et 1 suppilusika täis. Nii. 1 suppilusika täis. Ja siit läheb siis, paneme seda vanilli, suhkrut läheb siis 1 teelusika täis. Nii, seda ka sai. Ja selle segame nüüd siis segamini. Mul oli täna kokapõlla täis jälle. Unustasin panna. Aga nüüd on hilja, juba asi käib. Siia läheb sisse muna. Munad, piim, munad. Nii. See läheb see piim sisse. Nagu ikka võib arvata, et toa soojatkud. Õli ka. Ja siis segame segamini.
vahepeal kaamera kinni. Näete, ma sain põlle kätte, hoopis teine asi. See on mul segatud siin. Siia me kallame nüüd see 800 grammi õunu sisse. Segame segamini. Ja läheb meil vormi. Ahi mul on soe. Ahi on eelnevalt soojaks pandud 85 või 200 kraadi. Ongi ilus. Nii, näete. Ja see läheb mul vormi. Ma vist kallan. Kirjutab see autor, retsepti autor Angeelika Kang, et 100 rooga on sellest raamatusse võetud see retsept. Nii. Püüan ta vist natukene nagu rohkem pikali ajada. Need õunad võib muidugi ka selles blender tähendab väiksemaks tükkideks teha millegi muu. Mina tegin viilust seekord. Eks vaatame, siis välja tuleb. Muidu on olemas need riivid, jämedad riivid ja siis viiluta, mis hästi peenikseks viilut teeb, aga mul seekord ma tegin sellised lõigud. Aga pigistan nad nüüd ilusti siia natuke madalamaks. Aga ilmselt, mis augud siin sees on, eks nad siis täituvad. Selle, kui ma katte peale kallan, ilmselt see kate vist täidab need teised augud ka ära. Nii, ja nüüd läheb ta ahju. Ega siin ei olegi midagi muud. Siin ta on ja nüüd läheb ahju. 20–40 vaatame, kuidas tal see on. Näete, mul hakkas see vorm jooksma läbi andma ja ma tõstsin ringi teise nõusse. Nii on mul kogemus olemas nüüd. Järgmine ma ei pane enam lahti käivasse vormi. Näete, sõbrad, mul juhtus jama. Panin sellisesse vormi, mis laskis läbi ja pidin ruttu teise vormiga panema ringi. Siin ma täidise jaoks ma segasin nüüd see 50 grammi seda võid. 50 grammi võid ja nüüd ühe muna ja 60 grammi suhkrut. Selle suhkru ma panen siia segamisnõusse ja segan selle muna ma selle võis ma mikrolaineahjus natukene sulatasin. Pool minutit või minuti kõige rohkem. Nüüd ta on meil sula või. Ja selle ma segan siia nüüd ära ühtlasi, aga jahtub natukene see või, et ta väga kuum ei ole. Seda mikrolaineahjust välja tegi. Suhkur ja või on nüüd juba segatud. Ja siia paneme juurde selle ühe muna. Praegust ahjus küpseb 200 kraadi juures. Ja selle me kallame siis pärast peale, kui ta enam-vähem on juba olemas kuskil 25 minutit umbes niimoodi, see õun peaks nagu tehniks saama. Me kallame selle peale selle katte ja siis 10 minutit elahjus ja peaks see Pariisi kook valmis olema. Nii et tegijal ikka juhtub ja kes midagi teeb, mina ei ole küll tegija, aga mul juhtub ka algajal. See on nüüd ilus juba. Sellega kallame sinna katteks peale. Ootame siis millal ta ära küpseb ja ega siin ei olegi midagi teooriat rohkem ega mõistust. Kui on küpseb, kallame peale ja veel 10 minutit. Näete, siin ta sai nüüd ahjus pool tundi 200 kraadiga olla. Ja nüüd me paneme selle munasegu siia siis peale. Seda küll on vähe küll, aga eks vaatame, kuidas see
kuidas ta siin nüüd peale valgub siia. Teda võiks rohkem olla küll, aga on nagu on. Eks järgmine kord saab teistmoodi teha, kui miski ei meeldi. Aga ilmselt vist ikka piisab. Ja siis laseme 10 minutit veel olla. Nii. Nüüd läheb ahju 10 minutiks. Nii. Kümme minutit on möödas ja siin ta nüüd hakkab jahtuma. Ja siis vaatame, sest kuidas me ta vormist kätte saame. Ja lõpuks on siin siis see Pariisi õunakook valmis. Ja järgmine kord panen alla siia küpsetuspaberi, siis ma saan paremini vormist kätte. Aga muidu maitse on oi võrratu. Ja tisu. Raskusi oli, aga õppetund oli mul olemas ja teile ka ärge lahtisse vormi seda kallake, kuna see segu vedelik tainas oli vedel. Vormist tuli välja ja pidin ringi kallama. Kui teile meeldis mulle video, siis võite panna pöidla alla üles poole ja kui ei meeldinud, siis pange alla poole pöial. Siis ma tean. Head isu.